Linnavolikogu saalis on praegu kõnede aeg, me sinna ei lähe, meil on siin kõnelejaid veel tulnud appi, on kõnelejad tulnud appi ka Lõuna-Eestist. Siin on koha peal siis Merike Lumi, kes samuti on Tartu kandis tegutsemas. Anname sõna talle, kuulame, mis on Tartu kandis toimumas. Tere armsad inimesed, sõbrad, erakonnakaaslased. Minu nimi on Merike Lumi, olen EKRE-st Tartu EKRE juhatuse liige ja Tartu linnavolikogu liige. Täna tõi mind Paidesse kohale meie ühine mure Eesti rahva saatuse pärast, kus tulevik on tume ja kõht on hele. Hinnad tõusevad meeletul kombel ja äärmise kiirusega. Kui KOV valimistel rääkisin inimestega, et EKRE-l on välja töötatud plaan, kuidas ellu jääda ja energiakriisiga hakkama saada, oli ka neid, kes ütlesid, et vaatamata kõigile majanduslikele raskustele, nemad EKRE-t ei vali. Ega me tegelikult ei teadnud siis veel, et elekter, gaas, kütus võivad nii drastiliselt tõusta. Ja me ei tea tänagi, kui kõrgeks üldine hinnatõus kujuneda võib. Ent see on viinud keerulisse olukorda väga suure hulga inimesi. Eriti suurtesse raskustesse, aga väiksemate sissetulekutega pered. Möödunud talvel lakke kerkinud energia hind on oluliselt mõjutanud inimeste ostujõudu ja toimetulekut. Kui valitsus räägib 20% inimestest, kellel on raske toime tulla, siis tegelikkuses on olukord keeruline täna juba igal teisel perel. Järjest kuuleme, kuidas firmad lähevad pankrotti ja inimesed kaotavad töö. Hinnad aga jätkavad tõusu. Meile määritakse kaela Euroopa Liidu poolt mingit absurdset rohepööret, millele tuleb vastu seista. Mis praegu põllumajanduses plaanitakse, on sama jube kui see, mida oleme juba kogenud energiamajanduses. Uute keeldude ja käskudega, millele nüüd lisandub ka maamaksu tõus, aetakse põllumehi pankrotti, kui sunnitakse oluliselt tootmist vähendama. Palju on juttu olnud energiakriisist, mis omakorda viib toidu ja või toiduainete kriisile. Ees võib oodata tõsine näljahäda. On üldse mõistmatu, miks peavad inimesed, kes omale maa on ostnud, maksma selle eest veel maksu. Mis on see maamaks? Toon siin välja väheke ajalugu, kuidas eestlased on omale maa soetanud. 1849. aastal võeti vastu uus talurahva seadus Liivimaa kubermangus, millega mõisate valdused jagati mõisa ja talumaaks ning sai võimalikuks ka ulatuslikum talude päriseks ostmine, mis kõige kiiremini arenes Lõuna-Eestis, kus juba 19. sajandi lõpuks oli enamus talusid talupidajate omandis. 1860. aastal maareform Eesti aladel jätkus. Talumehed hakkasid mõisatelt talusid ostma vabaturu hindadega. 1865. aastal jõustus Balti eraseadus BES, mis määratles muuhulgas kinnistamise üldpõhimõtte, kus kinnisvara omanikuks said olla üksnes need, kes oma maa kinnistusregistrisse kandsid. 1889. aastal kehtestati Eesti alal ühtsed kinnistamise eeskirjad, mis kehtisid sisuliselt 1944. aastani. 1918. kuni 1920. aastani toimus Eesti vabadussõda. Meie esivanemad võitlesid Eesti maa ja iseseisvuse eest. 2. veebruaril 1920. aastal tunnistas Venemaa Eesti Vabariigi iseseisvust, sõlmiti Tartu rahuleping
ja vabadussõda lõppes. 1919. aastal võeti vastu otsus maareformi läbiviimiseks. Mõisamad võõrandati, millest moodustati riigireserv, mis omakorda jagati välja uute talude loomiseks. Maad anti vabadussõjas osalenutele. 1939. aastal oli Eestis umbes 140 000 talu keskmise suurusega 23 hektarit. 1940. aastal okupeeris NSV Liit Eesti, nüüdsest kuulus maa riigile. 1940. kuni 1941. aastani toimusid vangistamised ja esimene eestlaste massiküüditamine Siberi orjalaagritesse. 1941. kuni 1944. aastani asendas Nõukogude okupatsioon Saksa okupatsiooniga. Nõukogude seadused tühistati ja asendati Saksa seadustega, kuid endistele omanikele jõuti tagastada vaid 12% konfiskeeritud maast. Küll lubati endistel omanikel uued asunikud välja tõsta. 1944. aastal Eesti taas okupeeriti ja 1947. kuni 1949. aastani algas kolhooside rajamine vabatahtlikkuse alusel, mis aga Eestis eriti vedu ei võtnud. 1949. aastal peale märtsi küüditamist algas kolhooside massiline asutamine, mille põhjuseks oli hirm kulakuks kuulutamise, mahalaskmise või küüditamise ees. Peretalumaja pidamise süsteem hävitati täielikult. 1988. aastast 1990. aastani toimus laulev revolutsioon. 1990. aastal sai Eesti ametlikuks nimeks jälle Eesti Vabariik. 1991. aastal jõustus maareformi seadus, mille eesmärgiks oli ajastada ülekohus, mille Nõukogude võim oli Eesti okupeerimisega tekitanud. Toimus ka maa erastamine väärtpaberite alusel. Ka toona oli maamaks kõrge ja sissetulekud väiksed. Oli neid, kes ei suutnud oma esiisade maad säilitada ja olid sunnitud maa müüma. Ka täna on inimestel järjest raskem, kulutused tõusevad, sissetulek väheneb. Kui kodualuse maa maksust on veel võimalik vabastust saada, siis põllumehi mõjutab maksutõus oluliselt. Nad on need maad, mida kasutavad tootmiseks ostnud. Need on nende maad ja kuuluvad neile. Mis maamaksust saab siin juttu olla? Kas põllumees peab oma maamaksude näol veel teist või kolmandat või viiendat korda omandama? Et põllumehed on olnud juba pikka aega raskes seisus, on äärmiselt kahetsusväärne, et nende maksukoormus kasvab. Siin ei ole teist võimalustki, kui me peame sellele vastu seisma. Ei maksutõusule. Valitsus peab teenima Eesti rahva huve. Eesti maa peab kuuluma eestlastele. Maamaksuga võiks koormata ainult välismaalasi ja välisfirmasid. EKRE on ainus erakond, nii kurb kui see ei ole, kes soovib teenida oma rahvast. Ülejäänud parteid ootavad käske ja kiitust Brüsselist. Meie inimesed ei tohi leppida olukorraga, mida Kaja Kallas neile peale surub. Kaja Kallase juhitud valitsus teeb inimesed vaeseks. Seda olukorda saab parandada, minnes ise valimisjaoskonda õigel valimispäeval. See on märtsikuu 1. pühapäeval ja anda oma hääl EKRE kandidaatidele. Eesti eest! Eesti eest!